Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse kalad. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 3.–9. august. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil siin sauade 9-ga. Sauade 9 on, see kaart ütleb nii, et te olete võimsam, kui te ise oskate arvata. See tähendab kuidagi sellist stabiilset edasiliikumist, et ei saa peatuda enne, kui kõik on tehtud. Et te olete ka suitsu sees joostes võimsam, kui te ise oskate arvata. Teil on olemas see sisemine jõud selle kõigega, mis teie elus praegu toimub, toime tulla. Teie elus toimuvad sellel nädalal või lähitulevikus päris suured muutused, ütlevad need kaardid. Aga järgmine kaart on müntide 5. Müntide 5 räägib puudusest. Minu jaoks on see vaesuse kaart, aga see ei ole ainult raha. See võib tähendada pigem hirmu, millegi mingisugusest puudusest, kitsikusest. See võib tähendada, et teil ei ole piisavalt aega või energiat tegeleda millegagi. Et selles kontekstis tähendab see tegelikult pigem nagu seda hirmu või seda tunnet, et mul ei ole piisavalt. Mul ei ole piisavalt raha, mul ei ole piisavalt aega, mul pole piisavalt energiat, võib-olla pole piisavalt midagi veel. Et see on nagu selline tunne, puuduse tunne, et millestki on puudu, mul ei ole seda. Edasi tuleb teil siin narri kaart. See on nüüd üks osa sellest elumuutusest. Narr räägib uuest algusest. See võib mõni pisiasi olla, aga see võib olla ka mingi täiesti suur uus algus. Et narr tähendab seda, et julgus tuleb kokku võtta. Julgus tuleb võtta kokku ja astuda see esimene samm sealt kalju otsast alla. Narr seisab kaljunuki peal ja all on täielik tühjus. All on kuristik. Ta peab võtma oma julguse kokku, et astuda esimene samm. Kui ta selle teeb, siis nagu võluväel avanevad astmed tema ees ja ta saab täiesti ohutult sealt kaljunuki pealt alla tulla. Edasi tuleb teil siin müntide 10. Vaat see ongi nüüd see vastupidine sellele müntide 5, mis minu jaoks on vaesus. Müntide 10 on täielik küllus. Müntide 10 on mingi stabiilne ettevõtmine, stabiilne äri, stabiilne sissetulek. Saate uue töökoha, kus on suurem palk. Saate võib-olla vanas töökohas edutatud, saate rohkem raha. Mõtlete ise mingisuguse äri välja, koote rohkem kampsuneid, saate rohkem raha. Kampsunite kõrval, ma ei tea, leiate, et tegelikult oleks tore laud linu heegeldada, saate jälle on sissetulek, kindlustatud tellijaid tuleb uksest ja aknast. Vaat midagi sellist on see müntide 10 minu jaoks. Ta on stabiilne, nagu selline pidev, mitte ühekordne projekt. Et kudusin kampsuni, sain raha kätte, nüüd on kõik. Rohkem tellimusi pole. Ja lepin sellega, mis mul on. Edasi tuleb tornikaart. Vaat see on ka üks elumuutus, aga see ei pruugi olla üldse elumuutus. Torn on vapustus, torn on raputus, torn on välk selgest taevast. Torn on ebameeldiv üllatus. Mõni inimene võib käituda niimoodi, nagu te iial poleks oskanud, et ta võib seda teha. See võib olla ükskõik mis, te ei oska seda ette näha, sellepärast ta ongi üllatus. Ta on ebameeldiv üllatus, aga see ebameeldiv üllatus lööb asjad klaariks. See avab teie silmad või siis näiteks, kui sõber käitub kuidagi nii, et ei osanud arvata, tuleb mingi kole tüli. Siis see lihtsalt lööb selle õhu puhtaks, saate oma asjad välja rääkida, saate suud puhtaks rääkida ja pärast seda on jälle rahu ja vaikus,
asjad on selgeks räägitud, edasi läheb kõik hästi. See ei ole mitte midagi sellist, mis midagi täielikult ära lõhub. See torn on selline, kuidas ma ütlen, ta ongi nagu õhku puhastav, silmi avav. Et teda ei pea kartma. Seda üllatust ei pea kartma. Et pärast seda on õhk klaarim, see on nagu peale äikest. Et alguses on lämbe, siis on jube tuul, siis müristab ja sajab ja mida kõike teeb, eks ole, välgud käivad siia-sinna. Aga kui see kõik mööda läheb, siis on õhk palju klaarim. Täitsa värske kohe, vaat niisuke on see torn samamoodi. Välgutab ja paugutab, aga pärast on kõik hästi. Edasi tuleb teil siin müntide 8. Müntide 8 on pühendunud töö tegemise kaart. Et inimene teeb seda, mida ta armastab ja teeb seda pühendunult, viimase detailini lihvitult. See ongi selline töö tegemise kaart. Ja edasi tuleb teil karikate äss. Karikate äss on minu jaoks ülevoolav rõõm. See on külluse karikas, mis ajab üle. See on, kuna karikad on meie tunded, meie emotsioonid, siis miski teie elus teeb teile nii suurt rõõmu, et tõesti tunnete, et jalad maad ei puuduta, et nagu hingel on nii hea. Hing nagu ta ei usu ise ka, et võib olla nii õnnelik. Et nautige siis seda head ja rõõmsat õnnelikku tunnet, et teie see rõõmukarikas üle ajaks nii, et ka teie lähedased sellest osa saaksid. Kui on nii suur rõõm, siis lähetegi kepseldes poodi, ostate torti või tellite pitsat, mis iganes teile see rõõmu väljendus on, ma ei oska öelda, ma ei tea, mis on teie pere traditsioonid. Igal juhul, olenemata sellest tornist, on teil super nädal, nautige seda. Tehke tööd selleks, et raha oleks. Nautige seda rõõmu, mis teile tuleb, ärge kartke torni ja uued algused on teil tulemas. On need suured või väikesed, seda ma ei tea. Aga ma tean seda, et teil on väga tore nädal, nautige seda. Armsad kalad. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like, pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.